selle aasta viimane Europassi kommik ja nii kirjapildis kui hääldusel väga raske, aga huvitav teema. Kvalifikatsiooniraamistiku rakendumine ja rakendamine. Et ma ütlen teile nüüd kohe ära, kes on juba jõudnud liituda. Et me kasutame täna sellist tehnilist vahendit, mis juba alustas lindistamist, et kui traditsiooniliselt on niimoodi, et me anname teada, et me alustame nüüd lindistusega, siis nüüd Teamsis koosoleku ülespanemine kukkus nii välja, et lindistus juba käib. Et juba lindistame. Nii, vaatame nüüd, kuidas mul õnnestuks nüüd minna järgmise slaidi peale. Nii, vot. Ma pean teile siis nüüd peast rääkima. Et aga minuga on täna siin Tauno Umpuu Levelabist ja Külli All Haridusministeeriumist ning nemad räägivad siis sellest, kuidas on Eestis läinud kvalifikatsiooniraamistiku rakendamisega. Kvalifikatsiooniraamistik on meil juba töös olnud 15 aastat ja on aeg teha kokkuvõtteid ja vaadata, kuidas meil on läinud. Ja me liigume täna üldiselt üksikule, ehk et Tauno räägib sellest, kuidas me oleme võrdluses teiste riikidega, mis on meil hästi ja mida saaks parendada. Ja Külli siis meie kvalifikatsiooniraamistiku rakendamise algusaegadest sellega tegelenud ekspert räägib siis sellest, kuidas on Eestis läinud ja mis on siis võib-olla esile tõusnud murekohad ja ka mis on läinud hästi. Ja siis, et miks me sellest räägime siis Europassi egiidi all, siis kvalifikatsiooniraamistik rakendub Europassi põhimõtetega väga hästi, sest et selle eesmärk on toetada õppija töörännet kõiksuguste tunnistuste tunnustamisel ja siis ka tasemete vahel liikumisel, et inimesed saaksid aru, et mis tase tal on ja kui tekib küsimus, et mis tasemele ma saan edasi liikuda või mis tase on see teises riigis. Et sellepärast siis me koostöös Euroguidance'iga räägime täna kvalifikatsiooniraamistikust. Aga nüüd ongi siis aeg anda sõna Taunol. Mina lõpetan jagamise. Nii, siis tere kõigile, et minu nimi on Tauno Umpuu ja nagu Heli juba siis sisse juhatas, et jutt tuleb siis sellest valminud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku rakendamise analüüsist ja nendest ettepanekutest ja tähelepanekutest, mis siis sellega seoses toimusid. Et uuringu meil siis Haridus-Teadusministeeriumi tellimusel viis läbi osaühing Levelab ja rahastatud ja kaasrahastatud sai seda siis Euroopa Liidu vahenditest. Ilmselt ka oluline informatsioon. Et miks me seda üldse tegime, et tõesti uuringu eesmärgiks siis meil oli analüüsida seda kvalifikatsiooniraamistiku senist rakendamist, hinnata seda vastavust haridussüsteemi tegelike vajadustega ja töötada välja selline uued või täiendatud ja paremini rakendatavad tasemekirjeldused, et võib-olla kui seda probleemi alguses natukene lahti rääkida, siis nagu ka Heli juba ütles, et tõesti see kvalifikatsiooniraamistik on juba päris palju aega kasutusel olnud, et Eestis teda sisuliselt 15 aastat muudetud ei ole ja võib-olla ütleme sisuliselt sellest saati, kui teda kasutama hakati, ei ole olulisi muudatusi tegelikult tehtud. Samal ajal aeg on edasi läinud ja näiteks kui vaadata teisi Euroopa riike, siis seal ongi olukord niisugune, et mõnedes kohtades
on neid muutusi vähem olnud ja paljudes kohtades on üht-teist kohendatud ja täiendatud. Oluline on see, et kõik need muudatused, mida ka riigid siis teevad, peavad olema Euroopa kvalifikatsiooni raamistikuga jätkuvalt kooskõlas, sellepärast et see tagab siis selle kvalifikatsioonide nii-öelda ühtse tunnustamise võimaluse üle terve Euroopa. Et see tähendab, et neid muudatusi on tehtud selles mõttes, et me varsti näeme ka võrdlusriikide näitel, mis siis kuskil teistmoodi on, aga selline üldine vastavus siis Euroopa raamistikuga on igal pool tagatud. Ja kuidasmoodi meie siis seda analüüsi tegime, et kõigepealt me tegelesimegi siis Eesti olukorra kaardistamisega, et me võrdlesime neid praegu kehtivaid tasemekirjeldusi siis Eestis erinevate haridusstandardite, riiklike õppekavade ja õpiväljunditega, et kuivõrd nad siis sobivad, sest et põhimõtteliselt peaks need tasemekirjeldused olema kõigi nende siis õppekavade ja haridusstandardite õpiväljundite sõnastamise aluseks. Siis teiseks siis analüüsisimegi teiste riikide praktikaid, võtsime siis võrdlusriikideks Läti, Holland, Iirimaa ja Soome. Et siin see loogika oli nagu niisugune, et ühest küljest on riigid, kelle kohta on võib-olla rohkem infot teada ja kes on nagu avaldanud paremini oma materjale, et on mida analüüsida. Teiselt poolt vaatasime, et need riigid oleksid siis mingis mõttes võib-olla Eestile ka sarnasemad, eriti Läti ja Soome on meie lähemad naabrid, et me ei võtnud nagu selliseid võib-olla päris suuri riike, kellel on hoopis teistmoodi. Iirimaa muidugi ongi võib-olla näide, kus haridussüsteem on oluliselt teistsugune, et see oli võib-olla ka selles mõttes, et saada natuke teistsugune vaade, eks ole. Et siis need 4 riiki ja lisaks me siis selle töö käigus tegime ka valideerimisseminare, et kokku meil oli 4 seminari, et üks oli selline suhteliselt protsessi alguses, kus me paljuski kogusime ka selliseid ideid ja mõtteid ja meil ei olnud endal veel sellist valmis mudelit. 3 seminari olid siis lõpuosas ja ma pean ka kohe ütlema, et seminarid on väga kasulikud, et nende tulemusena see meie nii-öelda ka see nägemus päris palju muutus ja võib-olla me saimegi sellise tasakaalustatuma pildi. Teine muidugi, mida tuleb öelda nende seminaride kohta kohe etteulatuvalt on see, et ega seal mingit sellist suurt konsensust ei tekkinud, et kõik nüüd ühtemoodi mõtlevad. Et arvamusi oli erinevaid, mõnedes osades olid kõik eksperdid, kes ju ise õppekava arendusega on väga tihedalt puutuvad kokku, olid ühel meelel, aga oli ka selliseid teemasid, kus oli selliseid seinast seina arvamusi, seisukohti. Seal siis meie uuringu läbiviijatena siis valisime mingisuguse asja välja ja põhjendasime, et miks me niisugust seisukohal oleme tulnud. Ja peamiseks tulemuseks ongi siis need soovituslikud uued tasemekirjeldused, aga lisaks on siis igasuguseid muid ettepanekuid ka, mis meil seal tekkis. Ja see võib-olla on niisugune metoodika teema, et me tõesti nii-öelda tringuleerisime nii allikate temaatikat, erinevaid osalejaid ja tegelikult ka püüdsime siis kombineerida seda kvalitatiivset sisuanalüüsi eksperthinnanguid, et mingit kvantitatiivanalüüsi meil selles uuringus ei olnud. Teile kõigile ilmselt väga tuttav pilt, aga korraks võib ju siiski näidata, et see on siis praegu meil kvalifikatsiooni raamistik ise, et seda nagu ju muuta pole kavas, eks ole. See ongi niisugune, et siin on siis Eestis ja enamikus Euroopa Liidu riikides ongi 8 taset kvalifikatsiooni raamistikul ja siis madalamad tasemed on siis sellised võib-olla lihtsamad kvalifikatsioonid ja siis kõrgemad tasemed on siis sellised rohkem teadmisi, oskusi ja kompetentsi nõudvad ja õppimist nõudvad kvalifikatsioonid. Ja Eesti eripära kindlasti ka see, et on püütud päris olulisel määral ja edukalt ühendada siis seda formaalhariduse nii-öelda raamistikku ja kutsekvalifikatsioone. Et see on ka selle vikerkaare või poolkaare moodi asja peal kenasti näha, et on siis toodud need formaalhariduse kvalifikatsioonid siia ilusasti pildi peale sisse. Võib-olla Eesti jaoks selline natuke keerulisem koht ongi need keskmised tasemed, kus ongi, ütleme sellist võib-olla, võiks öelda mõnes mõttes isegi segadust. Näiteks see EKR 5 tase, mis on siis tegelikult
sisuliselt keskhariduse järgne õpe, see on paljudes Euroopa riikides on see short cycle ehk siis, ja ta ongi 4. taseme tertiary education, eks ole. Et siin võib olla sellist vastuolu natukene Euroopaga ja siis see 3., 4. ka, mis on siis kutse ja üldharidus ehk siis 4 on siis gümnaasium, aga 3 on siis see kutseharidus ilma. Nii, nüüd see praegune raamistik, tasemekirjeldused on kinnitatud siis tegelikult seaduse tasemel, et nad on siis seaduse lisa, et selles mõttes neid ongi suhteliselt, ei ole väga lihtne pidevalt muuta, neid polegi vaja pidevalt muuta. Et siin on siis need samad 8 taset. Iga taseme juures on siis tasemekirjeldused jaotatud 3 dimensiooni, on siis kirjeldatud neid teadmisi, mis tasemel need teadmised peaksid olema, on kirjeldatud oskusi ja on siis selline dimensioon nagu vastutus ja iseseisva tegutsemise ulatus, mis siis natukene peaks lisama sellist konteksti ja seda, et kas siis kuivõrd siis inimene suudab iseseisvalt tegutseda, kuivõrd ta peab juhendamisel töötama, kuivõrd ta võib teisi eest vedada, siis sellised üldised kirjeldused ja need kirjeldused on ka väga suurel määral tegelikult Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tõlked, et siin ei ole väga palju sellist kuidas öelda, muudatusi praegu tehtud. Nii, siin on, sellest me juba tegelikult rääkisime. Nüüd, kui me võrdlesime siis neid kvalifikatsiooniraamistikke, siis neid erisusi on nagu suurel määral on 2 tüüpi. Et ühest küljest on siis see dimensioonideks jaotus, et kui Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus ja ka see on siis EQF ja Eesti kvalifikatsiooniraamistikus EKR on 2 esimest tulpa, on need dimensioonid identsed, siis teistes meie võrdlusriikides igal pool on mingisuguseid muutusi siiski tehtud, et näiteks soomlased on rohkem toonud sisse konteksti, kui siin Eesti kvalifikatsiooniraamistikul oli ja sellisest puhtalt visuaalsest nurgast on soomlased teinud ka sellise asja, et nendel ei ole neid dimensioone seal raamistikus ilmutatud kujul eristatud, et neil on tegelikult küll kõikide nende dimensioonide kohta on see info seal olemas, aga ta on nagu sellise ühtse tekstina, et ei ole sellist veergudega tabelit nagu me siin eelmisel leheküljel nägime, mis muidugi teatud hulga probleeme lahendab ära ka. Siis hollandlastel, see on siis see NLQF, nendel lausa ongi 4 dimensiooni, et neil on siis tabel, kus on 4 veergu, ehk see konteksti veerg on seal juures, et kui siin Eesti kvalifikatsiooniraamistikul ta konteksti teemat oli seal vastutus iseseisvuse all enne kõike esitatud, siis Hollandis on siis eraldi dimensioon ja Holland on tegelikult, seal on ka neid alamdimensioone veel, et see süsteem on seal päris keeruline, et on selliseid, tegelikult neid veergi oli seal mingi vist 8 tükki, et kus siis seda infot lugeda sai. Siis Lätis on tegelikult üsna sarnane ja ka samamoodi Eesti ja Soomega, ainult et nendel selle viimase dimensiooni nimetus on pädevused või kompetentsid, kompetentsis siis ükskõik, kuidas me seda eesti keelde tõlgime. Et Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus see oligi viimane muudatus, mis tegelikult tehti ja millega Eesti ka kaasa läks, et see kompetentside dimensioon nimetati ümber vastutuseks iseseisvuseks, see muudatus. Ja Iirimaal siis NFQ, et seal on üldse selles mõttes ka teistmoodi, et Iirimaal on 10 taset, et nende kvalifikatsiooniraamistik tegelikult põhineb või on seotud siis Anglo-Ameerika raamistikega, nagu on siis Suurbritannias, Austraalias, Kanadas. Ameerikas on natuke teistsugune, aga ütleme, et selle tõttu on neil neid tasemeid seal rohkem ja seal on siis see vastavus natuke keerukam. Aga muus osas neil on siis, ütleme, see kontekst ja pädevused võib-olla on natuke jällegi seda konteksti rohkem rõhutatud kui näiteks Eesti kvalifikatsiooniraamistikus.
Hollandlastel oli ka veel mingid sisenemistasemed ja neid tasemeid oli niisuguseid alamtasemeid oli sinna natuke toodud juurde, aga seal see erinevus on nagu väiksem, et tasemete osas. Ja need ka mõtted, mis siit nendest analüüsist tulid, me võtsime kõik kaasa sinna valideerimisseminaridesse, et püüdsime aru saada, et kas nendest on midagi, mida võiks ka Eestis hakata rakendama ja kas on siis selliseid asju, mida siis pigem võib-olla Eestis ei peaks rakendama. Ja sealt tulidki meil siis sellised peamised põhimõtted, mida me siis valideerisime ka seminaridel ja mida me ka siis tegelikult arvestasime nende tasemekirjelduste väljatöötamisel. Et üks on siis tõesti see, et need tasemekirjeldused oleksid ühtse struktuuriga, et on meil need kindlad ja võrreldavad dimensioonid. Küll meil, me lõpuks esitasimegi tegelikult 2 varianti, et ühes oli siis 2 dimensiooni, teises on 3 dimensiooni, sellest tuleb ka juttu. Ja siis teine väga tihedalt sellega seotud põhimõte on siis see, et minna üle siis sellistele õpiväljundi põhistele tegevusverbide põhistele dimensioonidele, et ma korraks näitan siit teestpoolt. Kui neid praegusi tasemekirjeldusi vaadata, siis tegelikult see teadmiste ja oskuste dimensioonid ei ole nagu niimoodi sõnastatud, nagu on õpiväljundid, et siin ei ole tegevusverbi, et siin on lihtsalt, ütleme, kirjeldatud see olukord justkui ära, et näiteks esimesel tasemel teadmised on üldteadmised või näiteks 8. tasemel on teadmised, mis tööalaste või õppesuunaalaste valdkondade teadmiste esirinnas on, eks ole. Ja oskuste puhul on sama. Aga kui me vaatame vastutusi ulatust, siis seal ongi selline tegevusverbiga seotud õpiväljunди laadne väide siis kirjas, eks ole, töötab, õpib juhendamisel mõningas iseseisvusega või siin omab autoriteeti. Et enamikus võrdlusriikides oli siis see tegevusverbide kasutamine läbiv, et oli kõikides dimensioonidesse ja olidki siis sellised õpiväljundi moodi tasemekirjeldused, et ainult Iirimaa oli erand, et Iirimaal oli ka niimoodi, et osad dimensioonid olid siis nii nagu ka Eestis ja osad olid siis need õpiväljundi põhised. Et meie ettepanek on siis igal pool minna õpiväljundi põhisele lähenemisele, et see võiks lihtsustada ka nende tasemekirjelduste kasutamist hiljem. Nii, siis on see konteksti integreerimine, et see ka siis enamikus võrdlusriikides oli päris suurel määral siis seda töökeskkonna iseseisva tegutsemise ulatust ja muid neid kontekstielemente sinna süsteemselt sisse viidud. Ja ka meie ettepanek on siis, et Eestis seda natuke parandada. Küll me kindlasti ei taha teha sellist eraldi dimensiooni, nagu näiteks Hollandis oli tehtud, aga sellegi poolest, et nad oleks võib-olla ühtlasemalt ja läbivamalt sisse toodud seda konteksti. Nii, siis see üldoskuste rõhutamine, et kuivõrd üldoskusi peaks olema ja missuguseid üldoskusi peaks olema seal tasemekirjeldustes rõhutatud, et see tegelikult oli võib-olla päris palju selline huvi tekitanud ja diskussiooni tekitanud küsimus, et näiteks on ka lisaks üldoskustele on neid igasuguseid digioskusi hästi palju praegu, et kas neid peaks kuidagimoodi sisse tooma hakata, nad on ka nii või naa, pigem üldoskuste tüüpi, eks ole, aga niisugused uuemad üldoskused või vahel neid tulevikupädevusteks neid mõnedes sellistes kirjatükkides lähenemistes. Et siiski enamasti ka nendes võrdlusriikides on just tasemekirjelduses rõhutatud nagu neid üldoskusi, mida on läbivalt võimalik kirjeldada, mis on erinevatel ametites või erinevates õppevaldkondades sarnased. Näiteks suhtlemisega seotud asjad, meeskonna seotud asjad, eks ole, aga võib-olla need digipädevused ja mõned muud on sellised, mida on võib-olla raskem üldse siia tasemekirjeldustes sisse tuua, kuna nad ei ole nii üldised ja enamasti need valideerimisseminaridel ka jõuti seisukohale, et need võiks jääda pigem nagu õppekava arenduse osadeks ja jõuti ka seisukohale, et see siis
nii-öelda need tasemekirjeldused ei pea olema see tööriist, mis suunaks õppekava arendust, et võtke neid asju rohkem ja võtke neid asju vähem, et seda peaks kuidagi teistmoodi tegema. Meie muidugi seal ka esitasime ettepaneku, et võib-olla võiks sellele tasemekirjelduse dokumendile tulla juurde mingisugune seletuskirja tüüpi abimaterjal, mis ei oleks võib-olla seaduse osa, et mida siis kas Haridus-Teadusministeerium või Kutsekoda või keegi nagu nii-öelda koostaks ja kus siis võib-olla võiks olla nagu natuke neid suuniseid pakutud või mingit muud informatsiooni või aidatud tõlgendada, sest et need tasemekirjeldused ise see tabel on selline suhteliselt minimalistlik, et siis võib-olla lihtsustaks selle kasutamist. Ja viimane punkt kindlasti hästi oluline, mida ei tohi ära unustada, on seesama rahvusvaheline sidusus ja läbipaistvus, et me ei saa selliseid muudatusi teha, mis nii-öelda rikuks ära selle ühildavuse siis Euroopa kvalifikatsiooniraamistikega ja tegelikult kõrghariduse korral ka siis selle EHEA raamistikuga. Siis see võrreldavus oleks olemas. Nii, mis meil siis veel, ütleme, nendest võrdlusriikidest tuli rohkem sisse, et on püütud ka seda varasema ja mitteformaalse õppeteemat käsitleda, elukestva õpet, et mudelid sobiks. Mikrokvalifikatsioonid on selline uus teema, mis järjest areneb ka Eestis ja ilmselt ka siin nende just kontekstipõhiste asjade puhul see tasemekirjeldused, kvalifikatsioonide tasemekirjeldused võiksid toetada nende mikrokvalifikatsioonide õpiväljundite sõnastamist. Siis tõesti, et oleks võib-olla rohkem dialoogi ja rohkem sidusrühmi kaasatud. See õpiväljundi põhine struktureerimine ja seesama piisavalt üldisus, et see välistas mõningad muudatused, et kui on sellised asjad, mis ei ole kohandutavad kõikidele sektoritele, siis pigem neid ei saa sinna tasemekirjeldustesse lisada. Ja siin on siis nähagi need sellised, küll lühidalt, et meil need küsimused ei sõnastatud natuke keerulisemalt, aga sellised põhilised diskussiooni elemendid, et siin ongi näha, et see tulevikutöö ja see digioskuste teemat näiteks ei peetud vajalikuks ekspertide poolt, ei peetud vajalikuks ka hoiakute lisamise temaatikat, sest need on ka sellised võib-olla natukene sellised valdkonnapõhised, valdkonnaspetsiifilised rohkem. Ei peetud ka vajalikuks tasemekirjelduste ametliku ülevaatamise mingisugust perioodi, sellepärast, et siin võibki pigem leiti, et muudatused peaksid olema vastavalt vajadusele. Et praegu on see periood, kus siis midagi oleks vaja muuta, aga me ei saa öelda, et me 5 aasta pärast vaatame uuesti selle üle. Ja samamoodi siis see seletuskirja lisamise, mis meil küll ettepanekusse jäi, et seal oli ka eriarvamusi, mõned toetasid, mõned ei toetanud. Ja see põhistruktuuri säilitamine, see on iseenesestmõistetav, me ei saa sellest mööda nagunii. Aga mida siis toetati, ongi enne kõike see tegevusverbidega siduvate väidete alustamist, kontekstisse toomise vajadust ja loomulikult see, et meil oleks siis ühtlane tase, et siin võib-olla natuke probleem on selles, et eri tasemetel peaks olema ju tegelikult miinimumi järgi kirjeldatud need tasemekirjelduse nii-öelda levendi järgi, aga võib-olla seal mõnedes tasemetel kipub ta olema natukene sinna ideaali poole liikumast, et meil ei ole nagu ühesugust moodi need tasemekirjeldus ei olnud, tähendab nad sõnastatud ja rohkem see väljendub isegi õpiväljundites, mitte seal tasemekirjelduste tabelis. Nii. Võib-olla ma siiski käiks need ka siiski korraks ikkagi läbi. Nii, et selle põhistruktuuri osas siis tasemeid kindlasti nii-öelda juurde panna ei ole ilmselt ei võimalik ega vajalik ja pole ka põhjendatud, et pigem Eestis on sarnane probleem nagu võib-olla Soomes, kus seda esimest taset on natuke keeruline üldse sisustada millegagi. Meie teda praegu võrdlesime siis selle põhikooli, mis tema nimi nüüd on, lihtsustatud põhikooli õppekavaga enne kõike. Aga siis nii-öelda meie üks ettepanekutest oli siis see, et see teadmiste ja oskuste dimensioon kokku panna ja põhjuseks on just see, et kui hakata neid tegevusverbe seal sõnastama, siis
siis tekkis natuke segadus, et mis asi on siis see teadmistega seonduv tasemekirjelduse nii-öelda õpiväljund ja mis on see oskustega seonduv, et teadmised, oskused on hästi palju omavahel seotud ja tegelikult nii meile kui siis enamasti ka valideerimisseminarides see mõte, et minna natuke sinna Soome moodi lähenemise peale, kus siis ei ole neid dimensioone eraldi välja toodud, see täitsa meeldis. Olev Aarnost pakkus välja selle kahedimensioonilise variandi, et me lõpuks siis läksime ka ettepanekuga selle peale, et mitte päris neid ära ühendada, aga et panna teadmised, oskused siis ühte dimensiooni ja jätta siis see vastutusiseseks ulatus siis teiseks dimensiooniks. Nii, jah, tegevusverbid said võetud suuresti Bloomi taksonoomiast, mida me siis kasutasime. Ja siis natuke tegime ka ettepaneku see dimensioon vastutusiseseve tegevusulatus siis sõnastada ümber, et öelda pigem vastutus ja kontekst, et seda konteksti me tahtsimegi rohkem sisse tuua ja jätta siis seal dimensiooni nimetuses ka paremini silma paistaks. Siis jah, see tegevusverbidega tüüpiline lähenemine, sellest on nagu päris palju juttu juba olnud. Et see tegevusverbide otsimine muidugi oli nagu päris paras väljakutse, et mis need sobilikud on. Ja võimalik, et siin ka ministeerium veel saab mingeid täiendusi, täpsustusi teha. Nii. Ja siis see konteksti mõõde, et nii keskkonnakeerukus, ennustatavus, iseseisva tegevuse ulatus, et seda oli ka juba praegu, aga me nagu püüdsime sinna ettepaneku seda natuke süsteemsemaks luua seda konteksti mõõtme lisamist. Ja nüüd need uuendatud tasemekirjeldused, siis ma arvan, et kui te tahate süveneda, siis on mõttekam pigem seda aruannet lugeda, et seal on siis esitatud nii see kahedimensiooniga variant kui kolmedimensiooniga variant. Et nende vahel on siis võimalik valida. Aga põhimõtteliselt ongi siis ühest küljest näete, et see teadmiste oskuste dimensioon, et sinna on siis toodud igale poole sisse need tegevusverbid ja siin näiteks ongi, ütleme siis ka esimestel tasemetel on pigem see, et ta mõistab midagi, teab midagi, oskab midagi seostada, oskab töötada kas juhiseid järgides või siis vastutuse kontekstis siis otsese juhendamise all suudab tegutseda. Me võtame neid kõrgemaid tasemeid, siis siin on selline loovus, mõtestamine, analüüsimine, osalemine arendustes, eks ole, probleemide lahendamine, ka ebatüüpiliste probleemide lahendamine ja see keskkond siis, kui ta siin esimestel tasemetel on siis selline selgelt piiritletud, siis kõrgematel tasemetel on ta siis selline võõras, muutuv, määratlematu ja on ta seda väärtuste eetika ja seda teematikat tuleb järjest kõrgematel tasemel sisse. Me lähtusime ka sellest eeldusest, et iseenesest iga tase peaks sisaldama kõiki eelnevaid. Samal ajal me siiski mingeid asju ka kordasime, et nad siis ei jääks nii-öelda tähelepanu alt välja. Ja kui võrrelda siis seda kahedimensiooni ja kolmedimensiooniga varianti, siis tegelikult sisuliselt need tasemekirjeldused on ühesugused, lihtsalt kolmedimensioonses variandis on nad laiali löödud, see veerg on 2 löödud ja siin tekibki siis natuke see küsimus, et mis see siis täpselt on, et kui me näiteks ütleme 6. tasemel, et teadmiste all on see, et ta analüüsib oma valdkonna teadmisi, siis analüüsimine juba on ju oskus. Sealt see probleem nagu hakkab pihta, et kui me selle tegevusveerbi sinna paigutame, siis meil tekib juba selline natuke niisugust ebamäärasust, et kuhu dimensiooni ta siis kuuluma peaks, eks ole. Selle tõttu meile tundus, et see dimensioonide ühendamine võiks nagu olla hea mõte. Nii, ja võib-olla siis sellised üldised soovitused ja ettepanekud, mis me siis ka esitasime, ongi siis see, et me soovitame ikkagi sellise laiendatud seletuskirja teha, mis ei oleks õigusakt,
kus siis neid kasutusvõimalusi kirjeldatakse, selgitatakse eesmärke, pakutakse mingeid näiteid. Meil valideerimisseminaridel ilmnes isegi see, et näiteks mõned osalejad arvasid, et neid tasemekirjeldusi nagu eriti keegi ei kasutagi praegu ja siis tekkis seal päris terav vaidlus, sellepärast et teised jällegi ütlesid, et kasutame küll. Et siis see seletuskiri võiks nagu aidata kõigile seda viia kohale, et miks neid tarvis on. Siis teine soovitus, et see uuendamine oleks siis ikkagi vajaduspõhine, et ei ole põhjust mingisugust kindlat rütmi sellele tekitada. Ja kui siis see vajadus võiks tekkida, et siis tuleks enne kõik arvestada, et kui meil ühiskonnas on midagi muutunud töö iseloomus, need muutused praegu tegelikult kestavad, et võimalik, et siin see uuendamisvajadus tuleb päris varsti jällegi kutsestandardites. Ja loomulikult ka siis, kui teised Euroopa Liidu riigid või Euroopa Liit ise midagi teeb ja muudab, seda nagu arvesse võtta. Ja tegelikult ka siis võimalust mööda, siin on see koht, kus koha peal ilmselt ka Europass, näiteks teie tegevus on hästi oluline, et just sidusrühmad oleksid kogu aeg nagu kaasatud, et aeg-ajalt sidusrühmadele ka tuletatakse meelde seda teemat ja tekiks selline diskussioon ja sealt kaudu võiks tegelikult ka need igasugused muudatusettepanekud hakata peale kuidagi tekkima, eks ole, et siis jõuaks nii-öelda otsustajateni see vajadus, et nüüd võiks mõelda ja midagi muuta. Aga selline see minu ülevaade praegu on, et võib-olla on teil mingeid küsimusi, et siis me võime sellest neile vastata, aga nii-öelda monoloog on nüüd lõppenud. Aitäh! Aitäh, Tauno! Jah, head kuulajad, teil on võimalus esitada küsimus kas chatis või siis ma loodan, et toimib see, et te saate oma mikrofoni sisse lülitada. Aga nii kaua, kui kuulajad soendavad oma küsimust, ma küsin ise Tauno käest, et sa neid delikaatselt esitad meile nagu ekspertide ettepanekuid ja arvamusi, aga mis on sinu hinnangul nüüd nagu 1–3 muudatust, mis tuleks kindlasti sisse viia? Minu arvates see tegevusverbidele üleminek on nagu hästi oluline, et seda kindlasti nagu peaks tegema, et see on niisugune põhimõtteline teema ja teiseks mulle näib, et see konteksti suurem arvestamine on ka nagu väga oluline just selles mõttes, et see teeb nagu selgemaks ja võib-olla mõnes mõttes isegi paindlikumaks selle tasemekirjelduste osa. Tegelikult on see väga tihedalt seotud kogu see temaatikaga. Ja siis siiski veel kolmas asi enne on see, et mina pean ka seda seletuskirja vajalikuks, et see meie arvates on oluline, et see võib-olla on üks koht, kus me kõige rohkem võib-olla tundus, et seal eksperdid, seal oli nii ja naa arvamusi, aga meile näib, et see nagu võiks ikkagi olla. Aga tahtsin öelda veel seda, et väga paljud teemad ei ole tegelikult seotud otse tasemekirjeldustega, et need on seotud võib-olla üldse kutsesüsteemi arendamisega ja seal ju ka on teatud muutused juba käivitatud, alustatud, et ma arvan, ka need teevad kogu seda süsteemi paindlikuks, sest selle kutsesüsteemi me tegime mõned aastad tagasi ka kutsesüsteemi analüüsi, et seal tundus, et ikkagi suhteliselt ühtselt tunnistati, et süsteem praegu on natuke liiga jäik. Et ta peaks nagu muutuma selliseks natuke paindlikumaks, hoitakse üleval näiteks kutsestandardeid ja hindamissüsteeme, mida eriti keegi ei kasuta, mis on niisugune kulukas ja tülikas ja raskepärane ja näiteks kas või kutseeksamite tegemine, et siis mitte reguleeritud kutsealadel tegelikult tehakse neid küllalt vähe, kuna mingit motivatsiooni inimestel seda teha ei ole. Need teemad on ka, mis tegelikult väga tugevalt seonduvad selle kvalifikatsiooni raamistikuga, aga need ei olnud nagu selle uuringu otsene fookus. Nii, aitäh! Kas keegi tahab mikrofoni sisse lülitada? Nii. 3 sekundit sai läbi ja minu meelest ka chatis ei ole. Et siis aitäh, Tauno, ja läheme edasi Külli ettekandega ja siis Külli räägib sellest, et milline on tema 15 aasta kogemus kvalifikatsiooniraamistiku rakendamisel Eestis. Tere minu poolt kõigile. Ma tahan kõigepealt alustuseks öelda, et võib-olla ettekanne on liiga formaalne nimi asjale, et ma tahan mõned asjad üle rääkida või üle täpsustada, mida me tegema hakkame ja ma vabandan kõige enne. Kui te kuulete ühte norinat siin, et siis mul ei ole salanorisejad kõrval peale selle, et mu üks sõber koer väga sügavalt armastab kõiksugu videokoosolekute taustal magada ja see kostab ilmselt teile ka.
lihtsalt infoks. Aga aitäh, Tauno, ja aitäh kogu selle raamistiku uuendamise ettepanekute eest. Ene Voolaidil on probleem mikrofoniga, ma näen. Aga võib-olla ta saab võib-olla chati panna. Aitäh, Ene, kui sul on küsimusi. Et loogiline jutt järjest on Tauno esitlusele, et mis me siis teeme selle ettepanekuga ja uuringuga. Et tegelikult me oleme uuendamas kutseseadust ja üks uuendamise oht on see, et kui praeguses seaduses on kvalifikatsiooniraamistik kirjeldatud seaduse lisana ja peab tunnistama, et on õige, nagu ka Tauno märkis, et ega ta seal seaduse sabas ja lisas väga nähtav ei ole. Ja lisaks on seadust on õigustatult keerulisem muuta ja samal ajal raamistiku tasemeid ja tasemete kirjeldust võib olla vajadust tihedamalt muuta kui seadust ja sellepärast me kavatseme seaduse tuua seaduse muutmisel raamistiku seaduse tekstist välja ja kehtestada seda valitsuse määrusega. Ajakava on selline, et plaanide järgi läheb kutseseaduse eelnõu kooskõlastamisele hiljemalt 2026. aasta alguses ja eelduslikult hakkaks kehtima 2026. aasta 3. või 4. kvartal, olenevalt kui kaua meil läbirääkimised partneritega ja parlamendiga lähevad. Ja see tähendab, et uus raamistik hakkaks kehtima samas ajaraamis. Ja kindlasti on raamistikule vaja juurde nii seletuskirja, aga mõttekoht on siin see, et kas kõik aspektid peaksid olema seletuskirjas või on meil vaja lisaks koostada raamistiku kasutamise juhendmaterjal. Analoogselt nii nagu tegelikult kõrghariduse EHEA raamistikule on kohe, kui see kehtestati liikmesriikide jaoks, tehti mahukas juhendmaterjal, kuidas seda tõlgendada, kuidas seda kasutada. Et see on meil veel mõtlemiskoht, seletuskiri kindlasti tuleb, et sellisel moel me valitsuse määrust kindlasti ei saa teha, et me ilma midagi seletamata paneksime, et miks me midagi muudame või miks põhimõtted on teised. Üks asi, mida ma tahan veel täpsustada, mis on Eesti raamistiku mitte enam unikaalne, aga siiski eripära. Valdaval osal Euroopa riikidest räägib kvalifikatsiooniraamistik haridusest ehk õppekavade õpiväljunditest. Ja see on nii siseriiklikuks tarbimiseks ehk et aru saada, millisel tasemel, milliseid õppekavasid on mõistlik ja mida mingi õppekava tähendab nagu hierarhilises mõttes. Ja loomulikult on ka rahvusvaheliselt mobiilsuse aluseks ja arusaamiseks, et mida mingi õppetase teatud riigis tähendab. Eestis on väike eripära. Eestis on kutsekvalifikatsioon on ka riiklikult kehtestatud standardid ja tulevikus kompetentsiprofiilid. Ehk Eesti raamistik seob omavahel tööturu ja hariduse ühtsesse. Ühesõnaga Eestis on raamistik hariduse ja tööturu sidumise selgroog. Ja meist on mõned riigid ka eeskuju võtnud, et Level Lab analüüsis Iirimaa raamistikku ja Iirimaa oli näiteks üks riik, kes Eesti eeskujul tõi ka need tööturu kvalifikatsioonid ehk ettevõtjate hinnatud kvalifikatsioonid pilti raamistiku kaudu. Siis on oluline ära märkida, et kui me teeme oma uue raamistiku kehtestame seadusega ja teeme ka juhendmaterjali juurde, et see ei ole veel kõik. On absoluutselt õige, et igal riigil on õigus kujundada oma haridussüsteem, oma kutsekvalifikatsioonisüsteem, aga et raamistik
täidaks oma eesmärki, et ta oleks võrdlusraamistik ja kirjeldatud kvalifikatsioonid oleksid teistes riikides tunnustatud. Selleks me peame tegema ulatusliku analüüsi ja raporti ja teistele riikidele tutvustama oma uut kvalifikatsioonisüsteemi. See tähendab, et juba ilmselt järgmise aasta lõpus tuleb alustada, kui meil uus raamistik on kehtestatud, selle võrdlusraporti koostamist ehk tõendada teistele riikidele, et miks me midagi muutsime, millised on meie uued tasemekirjeldused, kutsuda väliseksperdid, kaasata meie oma eksperdid ja koostada ulatuslik tõendusmaterjal selle kohta, et meil tegelikult erineva õppekavade või kutsesüsteemis kutsestandardite ja kompetentsiprofiilide väljundid ja tasemed vastavad teatud raamistiku tasemetele. Ehk kui me kehtestame uue raamistiku, siis ma eeldan, et kuskil 27. aasta teisel poolel, kui kõik läheb ajakohaselt, saame me loodetavasti teistelt riikidelt ka kinnituse, et meie muudatused on neile arusaadavad ja meie tasemekirjeldused õppekavades ja kutsestandardites on ka rahvusvaheliselt tunnustatavad jätkuvalt. Ja mulle tundub, et ma vist olen need olulised punktid sellega ära katnud. Ja nüüd on tõesti aeg veel küsimusteks või selgitusteks, kui kellelgi on. Nii. Ene mikrofon on nüüd sisse lülitatud või selles mõttes, et Enel on võimalik mikrofon sisse lülitada, ma näen, kui ta soovib. Ja mul on tõesti, aitäh, sain selle võimaluse ja ma tahtsin hästi toetust avaldada sellele teadmiste ja oskuste ühendamisele selles raamistikus, sest see on asi, mida meie praegu teeme kõrghariduse 6. ja 7. taseme õppekavadega, just vaatame neid süvitsi üle ja läbi ja püüame kõigini viia teadmist, et teadmine iseenesest ei ole mingi väärtusega, et tähtis on see, mis ma selle teadmisega peale hakkan. Kas ma rakendan, kas ma analüüsin, mida ma teen, nii et see läheb väga hästi kokku sellega, mis meie teeme oma kõrgharidusõppekavadega praegu. Ja muidugi vaatame ka üle seda tegevusverbi või õpiverbi, et mida see inimene siis ikkagi teeb, kui tal on olemas niisugused teadmised ja oskused. Nii et ma tahtsin lihtsalt toetust avaldada sellele. Aitäh, Ene. Nii, vaatan chatis vist veel ei ole küsimusi ja kõik, kes tahavad ka häälega küsida, et siis tõstke oma käsi, et siis me saame teie mikrofoni sisse lülitada, et vaikimisi on kõik mikrofonid väljas. Aga võite loomulikult ka chati kirjutada. Aga mina küsin Külli käest, et kas sinu hinnangul need eesmärgid, mis me 15 aastat tagasi seadsime kvalifikatsiooni raamistikuga, on rakendunud või mil määral need on rakendunud? Kui ma lähtun Euroopa Kutsehariduse Agentuuri CEDEFOP-i analüüsidest, siis saab ütelda, et on rakendunud osaliselt. Et Eesti kuulub nende riikide kohta, mis teiste riikide võrdluses öeldakse, et meil on fully operational framework, et meie raamistik toimib. Aga nagu Taunogi enne viitas, et isegi kui me räägime õppekava ekspertidega, siis osalt öeldakse, et pole kuulnud, ei tea. Et ta on rakendunud, aga ta võiks olla rakendunud paremini ja kui me räägime raamistiku rakendumisest, siis tegelikult me räägime sellest põhimõttest, et meil on õpiväljundi põhisus või kutsesüsteemis kompetentsipõhisus. Ja tahaks ju alati kiiremini, 15 aastat tundub pikk aeg. Aga teiselt poolt on õppekavade koostamine, õppekavade rakendamine, kogu teadmise õppijatena ja hariduskorraldajatena viimine on väga pikk protsess, mida mina olen õppinud. Hariduse laeva pööramine on väga pikka aega nõudev. Et eks see tahab meie ühist jõupingutust. Et näiteks, kui ma mõtlen, viimasel ajal räägitakse palju kutsehariduse reformist. Kui
kui erinevad kutsekoolide õpetajad näiteks räägivad või räägivad juhtspetsialistid, siis nad räägivad väga vabalt sellest, et tase 3 on meil selline, tase 4 on selline, tase 5 on selline, aga tavaliselt öeldakse, mis asi see tase on ja mille tase, mida see tase tähendab ja paljudel inimestel paraku lähevad need tasemed segamini meie varasemate kutsekvalifikatsioonide 5 tasemega, kus olid täiesti teised põhimõtted tegelikult. Ja ma ütlen, et kui meil on kutsekoda, on Eesti kvalifikatsiooniraamistiku rakendamise üksus, et tegelikult kutsekoja ja raamistiku rakendamise üksuse üks põhifunktsioon ongi teavitada raamistikust ja see on see üks asi, miks me ka täna Europassi hommikul oleme. Meil on palju tööd tehtud, aga see on jätkuv töö, mida peab tegema erinevatele sihtrühmadele, erinevatele inimestele, et aru saamaks, mida see tähendab, õpiväljundi põhisus, et jõuda sinnani ka, ma ütleks, et kodaniku kontrollini raamistiku rakendamise üle. Et kui, kuidas ma ütlen, et kui õppija läheks õppima, ütleme, et on heausklikult ja kvaliteetselt on õppekava õpiväljundid kirjeldatud. Peame jõudma selleni, et kui ta on kirjeldatud näiteks kas kõrghariduse, bakalaureuse taseme õpiväljundid või gümnaasiumi õpiväljundid või kutsekeskhariduse või rakendusliku keskhariduse õpiväljundid, siis õppija loeb neid üle, kas enne õppima hakkamist või siis, kui ta õpib ja ütleb ja siis küsib koolis õppimise käigus või enne õppima minekut valikul. Et kui mul on kirjeldatud rakendusliku keskhariduse tasemel õpiväljundina juhib valdkonna üleseid innovatsioone, et oot, kas see on see, mis mulle lubatud on ja kui mul on lubatud, et ma hakkan suureks juhiks peale lõpetamist, et kuidas see on mu õppega tagatud? Ehk tegelikult see on see raamistiku praktiline rakendamine ja kodaniku kontroll õpiväljundite üle. Aga selleks me peaksime õppijad suunama sellele, et nad vaatavad neid õpiväljundeid, mida neile lubatud on. Aitäh. Sest vabandust, ma unustan ennast rääkima vahel, aga üks küsimus on veel see, et mis eristab õpiväljundit õpieesmärgist? Ja eile, kui oli kutsekoja tänuüritus, oli see üks küsimus, mis mulle silma jäi ka esitatud slaididelt. Üldhariduses kasutatakse palju õpieesmärke ja õpieesmärk on see tõesti, et mul on hea eesmärk ja unistus, et õppijad jõuavad sinnani. See ei ole õpiväljund. Õpiväljund on see, mida ma garanteerin, mida kõik lõpetajad kätte saavad. Ja see arusaamine kõigile viia, et õpiväljund on see, mida õpetajad peavad, mida õpetajad ka õppe käigus, kui nad hindeid panevad ja ka tööandjaid, kui nad kutset hindavad, mida ka nad garanteerivad, et inimene teab ja oskab. Nii, aitäh. Mul on üks küsimus veel. Sa natuke oled juba alustanud sellele vastamist, aga et kui me nüüd oleme juba 15 aastat laevaga selles suunas sõitnud, et kuhu me nüüd siis edasi sõidame järgmised 15 aastat? Üritame, kuidas ma ütlen, kurssi täpsemalt määratleda, nii nagu me raamistiku tasemete kirjeldamise täiendamisega nüüd teeme. Ja vaata, siin on veel üks asi, et raamistikku saab kasutada erinevatel eesmärkidel. Üks eesmärk, mis alati on ka see, et olemasoleva tegelikkuse peegeldamine, aga raamistikke saab kasutada ka poliitika juhtimiseks. Ehk tegelikult, kui me tahame näiteks, Tauno tõi näitena digioskused või AI oskused. Võimalik on näiteks, kui me tahaksime jõuliselt riigina ütelda, et käesoleval hetkel näiteks, et AI oskused oleksid tingimata kõigis õppekavas sees, siis me lisame raamistikule selle dimensiooni, mis tähendab, et automaatselt kõigis kutsestandardites ja kõigis õppekavades peaks olema see dimensioon ka väljendatud ja seda õpetatakse. Ja see on see võimalus raamistikel, et praegu me täiendasime üldiselt tasemeid
aga kui meil tekib vajadus suunata või täpsustada vastavalt, kuhu elu areneb, siis me võime seda raamistiku kirjeldusi täiendada ja vastavalt siis täieneb ka õpe. Või noh, kui varasema näitena tuua, Eestis on üles ehitatud raamistike hierarhia niimoodi, et meil on Eesti üldine kvalifikatsiooniraamistik, hariduse jaoks on meil täpsustatud veel kõrgharidusstandardis tasemete kirjeldused ja meil on täpsustused kutseharidusstandardis tasemekirjelduste jaoks ja kutsesüsteemi jaoks on suht värskelt loodud ka täpsustavad tasemekirjeldused ja tegelikult on meil võimalik ka nendes täpsustustes veel määratleda eraldi täpsustatud eesmärgid. Näiteks, kui ma mõtlen, praegu kehtivas kõrgharidusstandardis on eriliselt suur rõhk pandud just üldoskustele, kui loodud, et praeguses etapis on kõrghariduse jaoks oluline just üldoskuste osa. Eelmises kõrgharidusstandardis oli eriti rõhutatud võõrkeelte oskuste omandamist. Ehk need on need, mida raamistikud ja õpiväljundi põhisus võimaldavad ka poliitiliselt suunata õppekava arendust ja õpet teatud suundades. Nii, aitäh. Minu küsimused on nüüd ammendunud ja kuulajad, teie kord. Nii, ei ole chatis ja 3 sekundit sai ka aega. Nii, siis suur tänu veel kord esinejatele. Ma arvan, et nende nimed on kõigile tuttavad, et võite neile ka personaalselt läheneda, kui te täna siin ei julge küsida. Aga nagu ikka, siis on lõpus ka väike Europassi komm. Üritan nüüd jälle ekraani panna jagama. Vaatame, kas ma saan õigele kohale pihta. Saan pihta. Nii, minu hinnangul peaks minu ekraani nüüd jagama. Ja me oleme nüüd siis Europassi lehel, et selle aadress siin on üleval sellel aadressi ribal europass.euroopa.eu ja ma olen praegu keele valikul. Ma valin eesti keele, see võib siin kohe muutuda, kargab inglise keele peale tagasi, aga ma tahan teile näidata seda hästi peidetud varandust siin lehel, milleks ongi siis sama kvalifikatsiooniraamistike võrdlemine. Ja selleks tuleb valida võrdvekvalifikatsioone. Nii, liikus õige koha peale, peab natukene alla kerima. Nii, ja siin ongi see kvalifikatsiooniraamistike võrdlemise tööriist. Esimeseks riigiks, valime ikka Eesti, võrdleme Eestiga. Ja hea katseloom on alati Iirimaa, millest me oleme täna rääkinud. Sest et ülejäänud riikidega kipub natukene igav olema, et neil on 8 ja meil on 8 ja suhteliselt sama. Nii, ja nüüd siis ongi siis selline võrdlus meile visuaalselt ette toodud, et siin keskel on siis Euroopa kvalifikatsiooniraamistik. Nagu te nägite, kargas jälle kahjuks inglise keele peale tagasi. Aga kui me nüüd vaatame, siis tõesti, et Iirimaal on 10 taset, et siis see tähendab seda, et kui te olete Eestis saanud 8. taseme, siis ei tähenda, et teil Iirimaal oleks veel midagi puudu, vaid et doktorikraad on ikkagi doktorikraad. Ja kui läheb päris tunnustamiseks, siis ENIC-NARICU spetsialistid või ülikooli spetsialistid vaatavad tunnistusele ja õppekavale täpsemalt sisse, aga et selle esialgse võrdluse, et üle selle Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku saab ikkagi ära teha, et sul on kindlus, et sinu doktorikraad on sinu doktorikraad. Või et siis Eesti bakalaureused ei ole Iirimaal automaatselt siis doktorid, et nad on ikkagi ka bakalaureused endiselt. Ja sama siis ka kutseharidus, et siis kutseõppe jätkuõppe ei ole seal bakalaureuse-kraad, vaid on ikkagi suhteliselt samaväärne, ehk siis meie mõistes 5. tase, ehkki nemad panevad siis oma tunnistusele ühe markerina 6. taseme ja nii edasi. Et see oli siis tööriist, mis ma soovisin teile veel Europassi kommina selle teemaga haakuvalt esitleda. Ja meil on täna läinud suurepäraselt. Me oleme ajast natuke ees.
selle tänase lindistuse ja ettekanded me paneme Kutsekoja kodulehel Europassi kommikute alajaotusesse üles, et saate järgi vaadata ja saate jagada. Ja siis suur tänu kõigile osalejatele ja näeme uuel aastal. Rahulikku aasta lõppu. Aitäh kõigile. Aitäh! Kena aasta Kena lõppu! jõuluaega.